Koeri tulistati 2 korda. Esimesel Itakaga said haavlitabamuse mõlemad koerad. Teine pauk oli aga mõeldud spetsiaalselt just väikesele spanjalile. Tulistati õige lähedalt. Väike koer, kes oli lattesõbralik ja talle lasti praktiliselt otses näkku ja suhu ja kus oli keel täis haavleid ja sulkus ja silmas ja rinnus. Pere lapsed leidsid sõelapõhjaks lastud Amanda metsast. Koera juurest viis värskelt tallatud rada teisele poole metsatukka naabertalu aia taha. Meie tulime siiamaani, siin on aed ees ja värav. Kellegi teise hoolile minema nagu ei hakanud. Aga sealt need jäljed siia tuli. Kuskil poole maa pealt oli kuulda, kuidas siin hakkasid need koerad haukuma. Aga koerad hakkasid alles siis haukuma, kui meie nagu siia tulime. Aga tookord, kui see tulistamine oli, et siis tegelikult metsas mingit koerte nagu rohkem ei olnud. Mingit haukumist nagu ei olnud kuulda. Treide pere kahtlustab meest, kelle talu juurde rada viis. See mees on kohalik keskkonnainspektor ja kirglik jahimees Aare Aavik. Kuidas aga Aare Aavik oma aiaväravani viivate jälgede tekkimist selgitab? Kuna me käisime siit hea sõbra ja jahikaaslasega pärast seda asja uurimas, siis kas mööldi neid jälgi või mida mööldi, aga... No selge on see, et see on Omaküla inimene. Lasnamäelt keegi pensionär ei tuldu siia koori tapma. Seda muidugi. See inimene on siit lähedalt, selles pole üldse küsimus, et see peab olema keegi siit meie hulgast. Aare Aaviku tööks on muide ka salaküttide tabamine. Aare ise süüd ei tunnista, kuid möönab, et tema metsatukas siiski midagi imelikku toimus. Juba hommikul hakkasid loomad metsast välja minema. Kuskil kella 11 paiku läks kuskil 10 irve metsast välja, mida inimesed nägid. Siis läks pöder metsast välja ja sellised imelikud lood, mida tavaliselt meil siin ei ole olnud. No, ega haavlitega ju põdra järgi ei lähe, hirve järgi ka mitte. See pidi ju veidi sotu vend olema. See on jah, selline käitumine, et nagu võiks aru saada, et lasti sellepärast lihtsalt, et muud polnud. Metsas praegu jahti ei peeta. Sestap pakub Aare Aavik välja, et tegu võis olla täiesti vabalt ka isa tagant püssi näpanud poisikestega, kes metsa hullama läksid. Päris kindlasti polevat asja taga aga jahimehed. Seda kinnitab ka Aare jahimehest naaber. Mina vaatasin, abikaasaga vaatasin televiisorit. Reporteri. Jah, ei ole. Vaatasin 4 tankesti ja koer. Ja siis Aavik on mu naabri ja helistab mulle. Me läksime kohe kohal sinna. Ja käisime ka politseiga koos kõik seal metsas seal. Mingid pauke kuulsid või? Absoluutselt mitte mingust paukust pole kuulnud. See on tõsi. Ja ongi kogu lugu. Ja meil jääb siiamaani selle jääb mööstaturist. Aga see asi peab välja tulema. Aare Aaviku sõnul tal Jõetalu rahvaga mingit kana kitkuda polnud. Minu meelest on tegemist väga tublid ja töökate naabritega ja meil on väga sõbralikud suhted olnud, et meil ei ole mingit põhjust üksteise peale vimma kanda. Ma ei olegi neid koeri näinudki üldse ennem, kui just siis, kui me käisime seal kodus, kui need lastud oli. Meil ei ole nende koertega üldse probleemi olnud, et nad oleks hulkunud siin. Ega see spanjal saab kassikest ka peksa, ega see ei ole ka mingi murdja. Noh, ega see suurus, koera suurus, see on teinekord selline asi, et taks on ka väike. Aga taks on kõige kõvem löömamis, vaata, et veel teistest koertest. Loomatapmise puhul aitab alati muinaslugu enesekaitsest. Sel korral aga ei saa sest juttugi olla. Keegi Pihtla küla sadist lihtsalt rahuldas oma tapahimu. Treide perele jääb arusaamatuks, kuidas on võimalik üldse nii väikest ja sõbralikku koera tulistada. Ta oli meil voodis, ta oli meil tõsine pereloom, pereliige. Õhtul saatis meid magama, pani peapadja peale, hommiku äratas peapadja peale. Väike magas kogu aeg kaisus. Ei, ma saan aru, meil olid tõesti koerad oma piirist väljas, aga kuna need olid täiesti ohutud, siis ma ei leia, et need oleks pidanud metsas ära hävitama. Kas teie koerad tegid pahandust metsas? Koerad vaevalt. No eriti see väike spanjal, seda ma ei usu iialgi. Äkki murdis põtru? Jah, võib-olla tõesti. Siis nad peaksid ju koduõues need ka minema ajama, miks meil siis kährikud ja rebased kõik õues käivad kitsedest rääkimata. Et ta istub siin jõe kaldal, vaatab parti, ta ei lähe isegi linnu peale, peale kitse ära ajama.
pererahvas on eriti kurb ja vihane. See on ka arusaadav, kui keegi minu koera maha laseks, siis vaevalt, et see laskja minuga kohtuda tahaks. Isegi kui tegemist oli salaküttidega, siis mehed on läinud juba nii ülbeks, et nad ei karda isegi looduskaitse inspektorit. Tulistamine toimus just looduskaitse inspektori aia taga. Aare Aavikule käib au pihta, et koerad tema kui looduskaitse eest vastutava isiku aia taga tappa julgeti. See näitab igasuguse austuse puudumist ja sestap lubab ta laskja kas või maa alt üles otsida. Julmurit tabada loodab ka politsei. Politsei on antud koera tulistamise osas alustanud väärteomenetluse loomakaitseseaduse paragrahvi alusel. Antud hetkel käib võimalike tunnistajate leidmine, ülekuulamine ja andmete kogumine. Mille pärast kriminaalasja ei alustatud? Need on küllaltki räiged teod. Kui nüüd menetluse käigus ilmnevad uusi asjaolusid ja kuriteokoosseisu, siis loomulikult lõpetatakse väärteomenetlus, alustatakse kriminaalmenetlus. On mõni juhtniit ka juba olemas või ei taha väga rääkida? No, kuna menetlus on suhteliselt algfaasis ja nagu ma ütlesin, käib tunnistajate ülekuulamine, siis antud asjas rohkem öelda kahjuks ei saa. Aare Aavik ei taha, et naabrid teda tapatöös kahtlustavad. Mees võtab julguse kokku ja läheb jõe tallu oma süütust tõestama. Tegime selle pärast siia, et raske on elada sedasi, kui sul sellised kahtlused seljas. Jah, meil on ka kahtlused. Aga fakt on see, et kui lapsed metsa tagasi läksid, siis olid ajad väravas. Treidel vedas, et Amanda üles leidsid. Nad saavad koerakese vähemalt maha matta. Pahatihti paljudel teistel nii hästi ei lähe ja koerad jäävad lihtsalt kadunuks. Jahimeeste kirjutamata reegel ütleb, et metsas omapäi jõlkuvale koerale tuleb kuul silmade vahele virutada. Seda loomulikult ikka metsloomade kaitseks, mitte oma tapahimu rahuldamiseks. Et see on ainult õnne asi, et mind ennast seal ei olnud. Ja miks pidi keegi minema niisama seda sinna maha kõmmutama? Ma ei saa sellest aru. Ma ei saa sellest aru. Kas sa enda koera pärast ei karda? No selles see küsimus on, vaatlen, kui naabritel keegi peaks nägema, et öeldagi ennem, et ärge kohe laske. Et võib juhtuda, et pääseb ka enda majast välja. No, ega siis loom on ju loom ja ma ei kujuta ette, kui ma peaks samad pilti nägema, nagu seal Treidel kodus olime, kui me seda verist koera vaatasime, seal kui mu rommi peaks olema samasugune, et veres ujuma seal ja mis tunne neil inimestel on, kui nende loomaga niimoodi tehakse. Õhtupoolik Saaremaal Pihlakandis jõe talus on kurb. Hüvasti, et tillukese rõõmurulliga on kõigile raske. Pereisa kaevab kiviaia kõrvale augu, see vooderdatakse kuuseokstega. Pisarad ja lein käivad asja juurde täpselt nagu inimese matustelgi. Pereema toob hellalt Amanda ja asetab ta viimsesse sängi. Viimane pilk, muld peale ja läinud ta ongi. Järele jääb vaid julm mälestus ja teadmine, et külg külje kõrval tuleb hinge sülitanud julmuriga edasi elada. Laskjat ei tule sedapuhku kaugelt otsida. Ta on üks naeratavatest ja sõbralikest oma küla inimestest. Võta sa aga kinni, kes neist.